Järgmiseks vaatame statistikat. Statistika näitab siis täpselt ära kogu masinapargi oleku, millistes geopiirkondades viibib mitu masinat, milline on läbisõit, kas on olnud kiiruse ületamisi ja milline masin on kõige rohkem kiirust ületanud, kuna meil ainult üks on, siis ta näitabki seda ühte. Ja samuti saate endale siis selle töölaua meelepäraseks seadistada ja siit menüüd siis näiteks ümber tõsta või siis ära kaotada. Läheme nimekirja tagasi. Otsi nimekirjas saate siis sisestada masina numbri ja seda kiirelt leida. Järgmine menüü võimaldab siis kiirelt sisestada näiteks aadressi. Kui teil on vaja kiirelt otsida mõnda aadressi, sisestate selle siia või auto nimi, juhi nimi või näiteks mõni geopiirkond. Kõik, mis on kaardil olemas, see informatsioon, see leitakse siit otsingu kaudu kiiresti üles. Ilma ikooni alt saate siis valida endale erinevad kihid, mida te kaardil soovite näha. Näiteks ütleme, kui te üksuse nime ei soovi kaardil näha, linnuks eest ära, kaob üksuse nimi ära. Siit saate valida endale meelepärase kaardi põhja, näiteks satelliidivaade või siis tavaline kaart. Siit saate sisse välja zoomida, saate kasutada ka siis zoomi nupuna seda või siis kiire rullikuga, mis tundub mulle isiklikult kõige mugavam. Kui te soovite näiteks kaarti suuremalt vaadata, siis saab alati töölaua ära peita siit alt olevalt ikoonilt ja näete täisvaates kaarti. Et kui teil on ainult üks kaubik jälgimises, siis võib-olla on täiesti kordades mugavam vaadata seda täiskaardilt. Soovite töölauda näha, siis tekitate selle siia nähtavaks. Oletame, et meil on ka minikaart avatud, kus me näeme siis seda sama vaadet, mida näeb juht. Ja siis saab selle ära peita ja saab peita ka minikaardid. Või siis uuesti nähtavaks teha. Et nii lihtne ongi töölaua kohandamine. Kui te soovite kiirelt näha informatsiooni ka kaubiku kohta, näiteks kui te liigute kaardil masina peale ja soovite, et siin oleks näha seesama info, mis on siin töölaual, näitan kiirelt ära, võtate menüü, kasutajaseaded ja teete siin samasugused linnukesed, nagu on kõrval tabelis. Ja nüüd, kui liigute kaubiku peale, siis avaneb teil hüpikaken ja saate vaadata ka kaardi vaates siis seda sama vaadet, nagu on siin töölaual. Mõni ettevõte ütleb, et see talle väga hästi sobib, teine ütleb, et see võtab liiga palju kaardiruumi ära, et talle see ei sobi. Et kui te soovite seda infot siin vaadata, siis võite need linnukesed aktiveerida. Ja kui te soovite, et seda hüpikakent siin ei tekiks, võtate kasutajaseaded ja võtate siit kõik linnukesed uuesti ära. Ja nüüd, kui te lähete kaardi vaatesse, siis enam hüpikakent kogu selle informatsiooniga ei avane. Kui siin videos jäi midagi arusaamatuks, siis jätke küsimus video alla, kommentaaride lahtrisse ja vastan detailsemalt. Loomulikult kõige kiirema vastuse saate meie kodulehelt oleva vestluse kaudu või kui te helistate 55 900 656. Samuti võite teada anda, mis teemal soovite järgmist video näha või mida peaks veel detailsemalt lahti rääkima.
kindlasti vajutage video all olevat punast telli nuppu ja saate koheselt teavituse, kui uue video olen üles laadinud. Soovin teile meeldivat kasutamist!